Tere hommikust maailm, tere hommikust kallis turbiin, Marlen Annabel siin ja täna tahan rääkida sulle sellisest asjast, et kas sa oled vahest arvanud, et sul on midagi viga? Ja mis siis, kui sul ei ole midagi viga? Jagan suga oma avastuse, mis on kuidagi võtnud täiesti teistsugused dimensioonid, kui ta siiamaani on olnud. Aastaid tagasi, kui ma sain pihta sellele valemile, et minul endal on võimalik oma elu luua, siis enne seda, kui ma sain teadlikuks sellisest asjast nagu külgetõmbeseadus ja see, et meie mõtted loovad meie maailma, olin ma läbinud aasta bioenergeetika kursust ja puhastanud oma mõttemaailma nagu mõtlemisest. Kuidas ma seda veel kord seletada saaks? Okei. Ma olin tegelenud meditatsiooniga tegelikult intensiivselt aasta enne seda, kui ma sain teadlikuks külgetõmbeseadusest. Nüüd, kuidas see kõik puudutab seda, et kas sa oled kunagi arvanud, et sul midagi viga on? Mis siis, kui see maailm koosneb millestki sellisest, et oled olemas sina, mis on puhas, mis on võimas, mis on kõikehõlmav, mis on igavene, mis on armastus, mis on kohalolu, mis on inglise keeles öeldes space. Ja see oled see päris sina. See on see keegi, kes tuleb ja manifesteerub emme kõhus päris inimeseks ja see on see osa meist, mis lahkub pärast, kui me oma keha maha jätame. See oleme need päris meie. Nagu see miski, mis teeb sellest maailmas olevatest asjadest elava. Nüüd, kui sul on lihtsalt keha ja seal sees ei ole seda energeetikat, seda hinge või kuidas me iganes seda nimetame, siis seal ei ole elu. Seega meie oleme see ruum, mis teeb sellest kehast elava, ja? See hing, see olemus seal taga. Nii. Nüüd need inimesed, kes saavad teadlikuks, et oh my god, mul on võimalik ise oma elu luua ja nad proovivad hakata oma elu täiega ise looma. Siis see, millest meile räägitakse, on see, et me peame valima ise oma mõtted, me peame valima ise oma tunded ja selle võrra me hakkame suunama oma tegevusi ja siis me saame muuta oma reaalsust. Nüüd osadel läheb see tööle ja teistel ei lähe. Mis on nende kahe vahe? Asi, mida ma olen praeguseks hetkeks nagu täiesti uuel tasemel avastanud, on see, et ma olen kogu aeg teadnud, et seal taga on see energeetiline osa, mis paneb tegelikult need asjad tööle. Aga see, mis tegelikult paneb need asjad tööle, ongi see, kas inimene on võimeline võtma ühendust selle ruumiga, mis ta tegelikult on, kus on tühjus, kus on armastus, kus on lihtsalt kohal olemine ilma millegi tegemiseta. Kas ta oskab sellega ühenduses olla? Kas ta oskab lubada sellel ruumil tegutseda läbi iseenda? Või ta arvab, et ta on tema mõtted, tema tunded? Kui nii me arvame, et me oleme meie mõtted ja tunded, siis me tõmbleme ringi, sellises vibratsioonis, kus on tohutu palju negatiivseid mõtteid ja tundeid. Sest meie maakera on nakatunud ja ma ei tea, kas ta on kera, aga see maaplaneet, mis iganes, kus me oleme praegu, see on nakatunud sellise energiaväljaga, kus on tohutu palju negatiivseid mõtteid, negatiivseid tundeid, hirmu, puudust, viha, sellist ebateadlikkust, ebaviisakust, sellist julmust, kriitikat, kus on nii palju nagu sellist kõike seda, mis ei anna sulle head enesetunnet. Nüüd, kui inimene proovib hakata oma elu teadlikult looma, siis ta saab teadlikuks kõigepealt sellest enamasti, et appi kui palju negatiivset mu peas on ja kui mu sees on. Ja kuni ta samastub sellega ja ta arvab, et tema on need mõtted ja tema on need tunded, siis tal on väga raske neid ümber pöörata ja hakata tegelikult looma oma elu sellest vaatepunktist, et kõik on hästi ja kõik on võimalik. Nüüd, osadel õnnestub see kiiremini kui teistele, et nad hakkavad oma mõtteid ümber programmeerima ja nad suudavad siis teha endast nagu negatiivse asemel positiivseks. Aga tere Epp! Epp ütles mulle vahepeal tšau. Oi, kui lahe. Tere Epp, täiega tšau. Aga tegelikult nagu need, kes saavad sellele loomisvoole täiega nagu ligipääsu, on need, kes oskavad astuda väljapoole oma mõtlemist ja kes oskavad aru saada, et nad ei ole nende mõtted. Et see nende jaoks ei ole lihtsalt mingi lausekõlks, vaid see muutub nende jaoks nagu päris asjaks. Nad saavadki aru, et nad ei ole nende mõtted ja nende tunded. Ja selle võrra minu küsimus siin video alguses oli, kas sa oled kunagi arvanud, et sul on midagi viga? Mis siis, kui kõik see, mida sa oled kunagi arvanud, et sul viga on, ei ole üldse sinu oma? Mis siis, kui kõik need mõtted, kus sa oled enesega kriitiline, need ei ole sinu mõtted? Mis siis, kui kõik need tunded, kus sa tunned, et asjad on käest ära halvasti, negatiivselt, pahasti, kus sul on kurbus või kus sul on viha või kus sul on hirm, mis siis, kui mitte miski neist ei ole sinu oma? Mis siis, kui nad lihtsalt hõljuvad siin maailmas ringi ja me oleme nii tundlikud, et me lihtsalt käime ja koperdame neile otsa
ja siis me arvame, et need on meie omad ja ostame need ära kui enda omad ja anname endale pähe, et meil need kõik üldse olemas on, et me mõtleme nii negatiivselt ja et me tunneme ennast nii halvasti ja et me ei suuda juhtida oma mõtteid ja et me ei suuda juhtida oma tundeid. Mis siis, kui kõik see stuff, kogu see pask, vabandust, ei ole üldse sinu oma? Mis siis, kui sinu oma ei olegi midagi? Mis siis, kui sa oled puhas ruum? Mis siis, kui sa oled puhas kohalolu? Puhas lihtsalt olemine, mis on nagu kõikehõlmav, siuke mõnus ruum, nagu kus sa lihtsalt võiks lõputult olla, mille kohta võiks öelda, et see on nagu kodu. Järjest enam ma mõistan, et peale kõige selle, mis ma olen inimestele ära jaganud Marlen Annabel TV-s ja kui sa ei ole vaadanud veel Marlen Annabel TV videosid, siis sa leiad need YouTube'ist ülesse, seal on terve kanal, kus on ligi 100 videot sellest, nagu kuidas oma mõtteid ja tundeid ise suunata ja oma elu ise luua. Järjest enam ma saan aru, et lisaks sellele, et ma jagan ära selle osa, mis puudutab mõtlemist ja mis puudutab tundeid, ma pean avama ka selle laeka, et jagada sinuga seda, mis sa tegelikult oled ja tuua sisse energeetika. Seega meil toimus eelmisel nädalal Tallinnas meditatsiooniõhtu, kui mu ajaliin ei eksi nüüd. Jah, eelmisel kolmapäeval. Ja see oli täiega äge. Ja me kordame seda ja ma ei tohiks sulle tegelikult seda videot praegu teha, sest ma ei ole ruumi kohta kinnitust saanud. Kui ma saan ruumi kohta kinnituse, siis tulevad täpne informatsioon ülesse. Aga ma kordame seda, kui kõik õnnestub, sest me kordame seda sellel pühapäeval ja hommikul kella 11:00 kohtume uuesti Urban Yoginis, juhul kui ma saan ruumi kohta kinnituse ja astume kõik koos sellesse ruumi, mis on väljapool mõtlemist. Astume kõik koos sellesse energeetikasse ja sellesse olemisse, mis sa päriselt oled. Ja mida enam inimene, tere hommikust, käiu, tšau! Sina ei tule meiega mediteerima, sina lähed hoopis meil reisima. Tükk, mis siis, kui kõik oleks võimalik. Nii äge. Mida enam me astume väljapoole seda mõtlemist ja tundumist, mida enam me astume väljapoole seda, läbi mille me oleme seni ennast defineerinud ja võtame ühendust sellega, mis me päriselt oleme, seda kergemaks läheb meie elu loomine. Ja kui su elu loomine siiamaani, oh my god, sa juba reisid, nii äge, lohe, täiega äge, saada pilte, jaga, kuidas sul läheb, täiega tahame teada. Nii, oota, ma ütlesin midagi. Mida rohkem sa võtad ühendust selle ruumiga, mis sa päriselt oled, seda rohkem läheb sul loomine tööle. Ja kui su jaoks ei ole loomine veel tööle läinud, siis tõenäoliselt sa ei ole veel teada saanud, mis sa päriselt oled. Ja sa ei ole veel astunud kunagi tegelikult mõtlemisest ja tundmisest väljapoole. Ja just seda me sellel koosviibimisel meditatsiooniõhtul või hommikul teemegi. Seega kohe, kui ma saan ruumi kinnituse, panen ürituse ülesse ja kuna ma olen sellel pühapäeval Tallinnas, siis oh my god, kui äge! Issand, kui lähe, mis siia alla just tuli. Kui see peaks toimuma, siis lapsed on Urban Yogini väikeses saalis oodatud joogatama kell 11–12. Kuidas saab veel paremaks minna? Kuidas saab veel paremaks minna? Oh my god, kui äge, Maria. Aitäh sulle. Ja ma nägin, et Urban Yoginis on väikses saalis jooga. Oh my god, kui äge. Seega, põhimõtteliselt, ma loodan, et Urban Yogini kinnitab meie saali ära ja me saame kohtuda sellel pühapäeva hommikul, teha meditatsiooni hommiku ja astuda väljapoole oma mõtteid ja tundeid, et sa saaksid teada, et sul ei ole kunagi midagi viga olnud, sul ei saa kunagi midagi viga olema ja sa oled lihtsalt olemas puhta energiana, sellena, kus nagu aeg peatub ja kus on nii hea olla, mida võiks kutsuda koduks. Ja kui sa nüüd tuled ja su mõistus hakkab taga otsima, Marlen lubas, et ma leian üles selle energeetika ja Marlen lubas, et ma leian üles selle, mis on minu kodu, siis ei, Marlen ei luba mitte midagi. Aga mida ma võin lubada, on see, et ma pakun sulle selle ruumi, juhul kui sa tahad seda valida, siis sa võid seda seal valida, et iseendaga kohtuda. Seega, mida oled sina siiamaani kogenud? Kas sa oled saanud kogeda seda, et sa ei ole sinu mõtted ja et sa ei ole sinu tunded? Kas sa oled saanud Äratuskell ütleb, et mul on aeg minna lastega teatrisse. Kõik väga hästi. Kas sa oled kunagi saanud kogeda seda, et sa ei ole sinu mõtted ja sa ei ole sinu tunded? Mis on aidanud sinul astuda väljapoole sellest mõtlemise ja tunnetamise
ruumist, kus me kogu aeg oleme mõjutatud kõigest sellest, mis meie ümber toimub. Mis on need tehnikad, mis on sind edasi aidanud ja kas sa oled juba saanud kogeda seda, et sina oled midagi hoopis imelisemat, kui mõtlemine ja tundmine kunagi kirjeldada saaks? Kui sa oled valmis jagama teistega oma kogemusi, viska siia alla kommentaar, sest et nagu igaüks teist saab aidata kedagi teist järgmist edasi läbi selle, et sa lihtsalt jagad seda, kes sina oled, selle punkti pealt, kus sina oled, tehes seda, et nagu lihtsalt avad oma suu ja ütled teistele, hei, kallid turbiinikad, mul on täiega hea meel, et me oleme siin koos, loomas oma elu, minu kogemus on selline. Ja minu käest küsiti mingil hetkel, et Marlen, et aga kuidas siin ikkagi see üksteise toetamine käib turbiinis, et ma ei lase väga kirjutada inimestel üksteisele kommentaaride alla kommentaare vastu, mis annaksid lahendusi, et nagu, et kas see siis ei ole üksteise ühistoetamine. Minu jaoks on see, et üksteise ühistoetamine on see, et igaüks jagab oma lugu oma vaatepunktist, oma kogemusest lähtuvalt, oma reaalsuse nagu avastamise tasemest lähtuvalt ja ei anna teisele lahendusi. Sest et nagu sellel hetkel, kui me läheme teisele lahendusi andma, siis on väga väike võimalus, et need lahendused, mida meie pakume, on need, mida ta tegelikult kuulda tahab. Seega, kui me tahame kedagi teist toetada, siis toetada teda läbi selle, et sa jagad oma kogemust, saab sealt ise üles korjata need asjad, mis teda teenivad ja mis teda edasi aitavad. Ja teise asjana on see, et sa võid aidata ta niimoodi, et sa küsid ta käest lisaküsimusi, nii et ta saab ise oma teemasse sügavamale sisse astuda. Nii et nagu, kui sul on mingeid kogemusi seoses mõtetest väljapoole astumisega, tunnetest väljapoole astumisega ja selle kogemusega, et tegelikult on olemas siin veel midagi sellist, millest tegelikult igapäevaselt ei räägita, see energia, see olemise ruum, siis sinu kogemused on nagu täiega teretulnud. Ma tahtsin öelda ilgelt teretulnud. Täiega teretulnud. Ja juhul kui me saame kinnituse Urban Yoginile, siis turbiinikad on täiega teretulnud mediteerima sellel pühapäeva hommikul kella 11-1. Nüüd, kui siin on mõni plussikas ja plussikas ütleb mulle selle peale, et Marlen, aga kas me ei pidanud õhtul kohtuma, siis plussikad, teie võite tulla nii õhtul kui hommikul ja kõik, kes selles grupis on, teie jaoks teeme ruumi hommikul. Siis me mahume paremini ära. Seega, kõik. Jaga oma kogemusi, kuidas sa oled astunud väljapoole mõtteid ja tundeid ja kui sa tahad teisi toetada, lihtsalt kirjuta juurde veel oma kogemusest lähtuvalt, alustades lauseid. Minu kogemus sellega on olnud selline, mina olen avastanud sellist asja ja kui sa tahad veel rohkem toetada, siis küsi küsimusi, aga ära anna lahendusi. Sest lahendused, need niikuinii ei ole need, mida inimene kuulda tahab. Nii et toetame üksteist, olles kohal läbi oma kogemuse ja küsides lisaküsimusi. Tadaa! Uute kohtumiste kallikesed ja uute kohtumisteni. Mul on teiega uued plaanid, aga iga asi omal ajal.